Veetsin mõned toredad päevad Narva kandis, kuid selle reisiga kaasnesid ka mõtlikud ja masendavad hetked. Sõites Narvast mööda jõge vana Hungerbergi kuurortlinna suunas, märkasin männimetsade all lugematuid kalmistuid. Ma oleks pidanud selleks valmis olema. Lõppude lõpuks peeti selles piirkonnas 2 maailma kõige hävitavamat sõda. Siiski tekitas ootuste kontrast rahutust. Elava kuurortlinna asemel leidsin end silmitsi kalmistutega, mis ääristasid teed. Eelmise sajandi fotodelt paistab linn täis elu, koos kaupluste, turgude, jõukate külastajate ja sadamaga, mis võttis vastu külalisi Euroopa kaugematest nurkadest. Sõjad hävitasid kõik: linna, uhked kodud, eluviisi ja kodanikud. Ajaloolise Narva-Jõesuu hävinguga kadus elujõuline ja kadestamisväärne majandus, mis asendas keskpärase eksistentsiga, millest saavad kasu vaid vähesed väga priviligeeritud. Julgen öelda, et minu piiratud teadmised ajaloost ei suuda tuvastada ühtegi sõda, milles Venemaa on osalenud, ilma et ta oleks vaenlase taristut, kultuuri ja majandust valimatult hävitanud. Tundub, nagu oleks Venemaa sõja eesmärk alati asendada ideaalne nõukoguliku stiilis tsemendi hallide hruštšovkadega ja polgukommuunide elukorraldusega, mida ametivõimudel on lihtne kontrollida. Majandus ja stiil, mis sobib venelastele, peaks olema piisavalt hea ka alistatuile. Ukrainat üritades hävitada on Vladimir Putin loonud uue ja kummalise majandusmudeli, kus venelastele on kasulikum rindel surra kui elada ja töötada. Kreml üritab meeleheitlikult meelitada uusi vabatahtlikke rindele. Neid püütakse meelitada tohutute rahaliste maksetega, mis tulevad föderaal- ja regionaalsetelt eelarvetest. Juulis otsustas Putin 2-kordistada sõjalise erioperatsiooni raames osalevate lepinguliste sõdurite kuupalga 95 000 rublalt 400 000 rublale ehk 4000 eurole. See on 10 korda rohkem kui keskmine Vene sõjaväelase palk rahuajal. Sellele lisundub ühekordne boonus 1,2 miljonit rubla ehk 12 000 eurot, mis makstakse lepingu sõlmimise eest. See maksuvaba sissetulek tuleb koos erinevate privileegidega teenistujatele ja nende peredele, sealhulgas soodsamad hüpoteegid, sisseastumiskatseteta vastuvad riigi prestiižikamatesse ülikoolidesse, mugav pension ja sotsiaalne staatus. Kui aga selline vabatahtlik rindel sureb, saab tema pere kosmilise Venemaa standardite järgi 11 miljonit rubla ehk enam kui 111 000 eurot. Tõsi, summa sõltub suuresti surnu piirkonnast, aga selgelt on tekkinud kummaline majandusmudel, mille järgi surnud venelane teenib oma perele rohkem kui elus tal võimalik. Tegelikult, kui mees otsustab minna sõtta ja sureb 30 või 35 aastaselt, see tähendab vanuses, kus ta on oma elu parimas vormis ja kõige aktiivsem, on tema surm majanduslikust seisukohast kasulikum kui elus töö tulevik. See kahuriliha värbamise metood on Venemaal uus. Varem värbati sõdureid patriotismi kohustuse juttude või lihtsalt sunni kaudu.
Nüüd seisab keskmine venelane, kes teenib keskmiselt 300 € kuus, silmitsi tohutu rahalise kiusatusega, mis kaalub sageli üles riskid. Putini uus majandusmudel viib Venemaa pankrotti. Putini Ukraina vastase sõjakuulutuse üks tagajärg oli vähemalt 1 miljoni sõjaväelase ealise mehe lahkumine. Nende lahkumine nõuab nende töökohtade täitmist ja töötajate meelitamiseks tõstetakse palkasid. Lepingulised sõdurid ei teeni mitte ainult astronoomilisi summasid, vaid nende töölt lahkumine tsiviilmajanduses jätab kõik tööstusharud tööjõust ilma. Sõja ajal on eriti just sõjatööstuses suur tööjõupuudus. Ainus viis tsiviil- ja sõjatööstuse tööjõuga varustamiseks on palkade tõstmine. Üks rahvarahaga üle ujutamise kõrvalmõjusid on majanduse ebanormaalne kasv, mis püsib kõrgenenud tarbimistaseme tõttu. See viib nõnda nimetatud majanduse ülekuumenemiseni, kui hinnad tõusevad kiiresti, kuna ei suudeta rahuldada tohutut nõudlust. Riigi tootmisvõimsus on ammendunud. Venemaad on haaranud kõrge inflatsioonilaine, mis on tingitud majanduse ülekuumenemisest. Hinnad tõusevad pidevalt toidu, bensiini, teenuste ja tööstuskaupade osas. Vene keskpanga kehtestatud drakoonilised refinantseerimismäärad ei suuda peatada hindade kasvu. Ülekuumenenud Vene majandus variseb kokku niipea, kui sõda lõpeb, sest Venemaa praegune heaolu põhineb tohututel eelarvelistel süstimisel sõja tootmisesse ja sõjaväele tehtavates maksetesse. Kui vajadus selliste kulutuste järele kaob, jäävad paljud ettevõtted tellimusteta ja miljonid inimesed jäävad töötuks. See pole esimene kord, kui Venemaal on õnnestunud end sõjaga pankrotti viia. Paide linna lähedal on mälestussammas 1573 aastalselt Kieknapi lahingust, milles Liivimaa väed, keda toetasid Rootsi ja Poola-Leedu üksused, suutsid edukalt tõrjuda Ivan julma vägede katseid Paide linna vallutada. Lüüa saanud Ivan lonkas tagasi Venemaale, kus tema rahakast oli sõjalise seikluse tõttu kuivanud ja tõestas juba siis, et Vene sõjakultuur on tema enda ühiskonnale sama kahjulik kui ka vastastele. Nagu George Santayana on öelnud, need, kes unustavad ajaloo, on mõistetud seda kordama.